Tervist, Kaspar! Kõigepealt tere tulemast EKRE-sse, et sa oled meie värske liige siin Haapsalus ja suur tänu sulle selle väga südamliku ja tõsise sõnavõtu eest meie tuuril Ärka Eesti. Et missugused on sul need esmamuljed kogu sellest tuurist? Tuur ise räägib väga hästi, mis on meie Eesti praeguse majandusega ja igasuguste immigratsioonidega, mis on need tõelised probleemid, aga hoiame kõik kokku, proovime kõik saavutada seda, mida me tahame ja me tahame saada vabat ja odavat Eestit. Ja ei lihtsalt kuidagi muud moodi, ma ei näe seda, kui EKRE tuleb võimule ja me saame selle elektri ja kütused korda ja see on meie alguspunkt majandusele, ettevõtlikkusele ja kõigile muule. Et kui kaua sa pidid mõtlema, et Eesti Konservatiivse Rahvaerakonnaga liituda, kas see otsus tuli kergelt? See otsus oli väga kergelt. Ma vaatan Riigikogu istungeid, vaatan, kuidas lihtsalt Eesti inimestele valetatakse näkku. Öeldakse, et majandus on korras meil. Majandus ei ole korras. Kui see oleks korras, oleksid Eesti inimesed õnnelikud. Ma näen kõik, mis mu ümber toimub. Kõik päriselt on õõvastuses, mis toimub. Ja valitsused ei mitte midagi sellele, et kaasata. Nad ainult toetavad oma LBTQ-sid ja raha läheb valedesse kohtadesse. Raha peaks minema, et toetada Eesti inimesi ja kõik läheb mujale maailmas. Just, väga õige, et sa ennem ütlesid, et sa oled suure pere liige. Et kui raske on praegu Eestis suurel perel hakkama saada? Tead, on raske. Ma olen väiksest saati olnud ise juba ettevõtlik, kuidagi igasuguseid. Juba ma mäletan 5-aastasest saati mängijatele müüsin tikreid ja mul oli see ettevõtlikkus juba väiksena sees. Ja praegu, et oma perelt võtta seda natukenegi seda raskust eemale, ma proovin kuidagi moodi käia tööl ja saada iseendaga hakkama, et koolis käia ja lihtsalt hakkama saada. Et sa rääkisid, eks ole, ka sellest, et valitsus ja riik nagu keskendub meil kogu aeg aitamaks nii-öelda neid LGBTQ, mis iganes siis organisatsioone ja tegelikele nooretele ju tegelikult mitte mingisugust abikätt ei ulata. Et millised on need tegelikult need noorte inimeste probleemid, millega sina oma eakaaslastel kokku puutud? Ma olen piisavalt ettevõtlik, mul ei ole aega eriti niimoodi suhtlemiseks, aga kõik on ühe ja sama probleemiga, mida mina oma sõpradega räägin. Maksud on kõrged. Raha lihtsalt võetakse niimoodi taskust ära ja sa isegi ei märka seda. On väike protsent siit, väike protsent sealt, aga see raha kaob ja see ei tule tagasi ja ainult võetakse maksumaksja raha ja mina ei ole näinud, kuidas Eesti riik läheb paremaks. Mina ei ole seda näinud. Selle tõsise intervjuu võib-olla on paslik lõpetada sellega, et mis on sinu sõnum meie Eesti riigi peaministri, kes ütles, et Eesti riik on nüüd korda tehtud, hakkame unistama? Tead, sellega on mul üks hea kerge vastus. Ma unistan siiamaani sellest, et Eesti saab korda. Ja mina ei ole seda näinud, et Eesti on korras. Aitäh sulle, Kaspar, jõudu!